mäletan, kui ma olin kuskil 8-9 aastane ja minu vanaema õed kudusid telgede peal kangast ja isa tädi. Ja kui ma nende pool külas käisin, siis ma kogu aeg mängisin telgede all ja mulle nii meeldis vaadata, kuidas nad kudusid. Ja siis mul oli kogu aeg, ma pean seda saama teha. No ja muidugi oligi see, et mul oli endal hästi palju igasuguseid kasutatud riideid ja kõike, lastest jäävad ju küll sokid, küll igasugused asjad järgi kasutas. No alguse ta saigi siit Periküla keskusest see kangastelgedega, muidugi käsitööga olen ma tegelenud ikka, ütlen, et alates 6. eluaastast. Ja siis ma kudusin, heegeldasin, tikkisin hästi palju, sest sellel ajal oli tikkimine hästi popp. Ja seda vanaema õpetas mulle kõike, mis vaja. Ja see muidugi see katsumajandus saigi sellest algusest, et liiga palju on seda igasuguseid jääke. Ja kuna see Peril oli see hea võimalus, siis hakkasin lõikuma ja hakkasin kuduma ja siis tulid kilevaibad. Siis ma olin neid näinud, need on ägedad tegelikult, kasulikud ka, mul endal on praegu duši all. Üle aasta katsetan, kusjuures ma katsetan ise ka hästi palju ära, kuidas vaibad vastu peavad. Et kilevaip on mul nüüd üle aasta olnud, mitte midagi, ta ei ole absoluutselt muutunud, keegi arvas, et äkki läheb hallitama, kuivatama peab vahepeal lihtsalt. Ainuke mis asi on, et see lõiv läheb vees kõvaks, aga katki ta ei lähe. Et sellest on hea. Mida ma veel hästi palju kasutan, on lõngad. Ja lõngavaip on mul endal saunas eesruumis. Täpselt samamoodi tuled ju märgade jalgadega peale. Mitte midagi pole juhtunud. Pesen masinas ära. Jälle uus. Ja muidugi see kileteema, see on ikka praegu näiteks Põlva haigla jaal, kes korjavad mulle kilesid, pluss veel eraisikud. Et nende puhul juba jääb ju nüüd jälle prügi vähemaks. Praegusel hetkel ma käin laatadel. Aga nüüd on ka niimoodi, et ma olen juba hakanud valima, millistel laatadel ma käin. Sest vastasel juhul mul lihtsalt ei jätkuks nüüd vaipu. Nüüd tulevad talvel peal. Aga hetkel on mul Facebooki leht, täiesti toimib Facebooki leht olemas. Et saab mulle sinna kirjutada et kui ma hakkasin mõtlema seda, et tegelikult oleme me juba päris lapsest saadik sellega rohelisega tegelenud. Et kuna juba kui meie olime lapsed, siis läksid riided ühelt teisele. Praegu mul oma lapselapsed on täpselt samamoodi. Ei osteta igale ühele uut asja. Ikkagi kantakse nii palju ära, kui vähegi saab. Ja siis edasi läheb ta siia. Et meie põlvkonnast teeb praegu hetkel käsitööd 4 põlvkonda. Kõige vanem on minu ema. Ta on 87 aastat vana. Tema harutab vanu kampsuneid, teeb minule materjali ette ja ise koob sokke. Siis mina ise tegelen selle. Üks tütardest mul õmbleb väga palju. Ja siis lapselapsed, et lapselapsi on mul kokku 12. Vabandust, 2 tütart. Teine tütar hakkas ka nüüd heegeldama. Nii et ikka pisik läheb edasi. Ja lapselapsi on mul 12. 9 tüdrukut, 3 poissi ja 6 nendest tegelevad käsitööga. Toora, ta elab Soomes, tema tegeleb saviga. Miiali on meil siukene multifunktsionaalne, tema teeb kõike. Ta õmbleb, heegeldab, koob kangast. Karl Kristjan, tema ka siin üritab kangast kududa vaikselt. Siis Aila. Nad meisterdavad ja tikivad. Õpivad ka heegeldamist, kudumist juba. Melinda ja Pipi täpselt samamoodi. Käivad, mõõdavad jalgadega, veel ei ulata, tahaksid kangast kududa, aga nad jalad ei ulata veel või käed ei ulata. Ja nii me tegeleme siis suure pundiga kõik koos.